Hei, sa kuulad podcasti Filtrita. Mina olen Katre Kulbok ja see on koht, kus me jätame filtrid maha, sest olgem ausad, elu on liiga värviline, et seda vaadata läbi filtri. Oma esimeses episoodis ma räägin, kes on Katre Kulbok ja miks üldse ilma filtrita. Ja ma arvan, et enne, kui ma lähen selle juurde, et mida see podcast endast kujutab, miks ma seda teen, mida see ilma filtrita tähendab, räägin ma sellest, kes on Katre, ehk ma räägin ise endast. Sest kindlasti on siin neid, kes mind teavad, kes ei tea, kes teavad minu lugu põgusalt, kes arvavad, et mul on kogu aeg kõik olemas olnud, mul on kogu aeg kõik elus hästi olnud, kuid tegelikult ma arvan, et nagu enamus meie generatsiooni inimestel, siis meil kõigil on tegelikult oma lugu ja täna ma jagangi sinuga oma lugu nii ausalt, otsekoheselt, kui ma suudan seda jagada. Ja tegelikult, kui me lähme ajas tagasi, ma olen siis tänases hetkes 33 aastat noor ja ma kasvasin üles maal, Pärnu maakonnas, talus, metsade vahel, loomade keskel ja mulle meeldib öelda, et mul oli kõige ilusam lapsepõlv, aga samas ka üks õnnetumaid. Ilusam selles mõttes, et mis saaks parem olla, kui sa oled maal oma vanavanematega, sul ongi mets, loomad, sul on suvi, sul on palju ruumi, sul on erinevad suvised üritused, talutööd, mis toimuvad, millest mina muidugi osa ei pidanud võtma. Mina sain kaasa elada kõigile teistele, sest et meie talu oli tõesti selles hetkes, kui mina olin laps, ma mäletan 3, 4, 5, üks nii-öelda antud piirkonnaga suuremaid. Ja ma olin alati see siis, kes oli oma vanaisa laps ja igal pool, kus vanaisa käis kaasas. Ehk ma kasvasin siis oma vanavanematega. Minu vanaema ja vanaisa olid minu vanemate eest. Et isa kunagi pildil ei olnud, oli neid kasuisasid ja ema oli mul tol hetkel alkohoolik. Ta sai mu väga noorelt, oli ise 19 ja ma ei mäleta temast just väga palju hetki. Aga ma mäletan oma vanavanemaid, ma mäletan seda, kui pere tuli kokku, ma mäletan seda, kui tehti suuri ühiseid toidu tegemiskorrad ja kus siis kõik olid alati nii-öelda koos. Ja oma vanaisaga siis ma käisin igal pool kaasas ja ma ütlesin alati, kui ma kuskil käisin ja küsiti, mis minu nimi on, siis ma ütlesin, minu nimi on Katre Kulbok Rein ja minu vanaisa oli minu jaoks täielik A ja O kuni 13 eluaastani, kuni ta siit ilmast lahkus ja siis ütleme nii, et jäi vanaema minu jaoks selleks, kuigi vanaema on ka tänaseks läinud aastal siis, kui ma eks oli see 2015, vabandan, kus ta läks. Aga ühesõnaga lapsepõlv oli tore. See on see, mis on mulle nii-öelda jäänud. Ma nägin seal väga palju, kui ema ma nägin ainult, kui ta oli alkoholi tarbinud ja ma nägin kas teda mingite kaaslastega ja ainus viis oma ema tähelepanu saamiseks oligi see, kui ma olin haige. Ehk ma olin lapsena päris palju haige. Kas ma olin lihtsalt tõbine, kas ma olin haiglas, päris palju oli mul kopsupõletik, mul tuli laktoositalumatus ja seal oli neid asju veel, mida ma kõike ei mäleta, aga see oli see moment, kus minu ema pööras minule rohkem tähelepanu ja ta oli kodus mind olemas. Ehk ma mäletan, ma olin kodus päris tihti nii-öelda haige ja mulle mingi hetk, kui ma sain aru sellest lapsena, et mul on võimalus, kui ma olen haige, et ema on kodus, siis ma hakkasin ka ennast haigeks rohkem tegema, ma hakkasin kas teesklema või ka tegelikult lapsena ennast natuke ka nii-öelda vigastama, et saada ema tähelepanu. Ja ma mäletan vägivaldseid momente, mitte minuga, ma mäletan emaga, kui ma vahepeal olin suviti ema juures, kui ta nii-öelda oma peikade juures oli, ma mäletan neid kaklusi. Ehk lapsena mul ei olnud ka sellist mida tähendab nagu tervislik suhe, seda eeskuju ega seda peremudelit, sest et ega mis ma vanavanemate kõrvalt nägin, oli puhtalt tegelikult ainult töö tegemine. Kuni vanaisa surmani ma ei mäleta, kas seal nii-öelda nende kahe vahel midagi draamat, siis läks nii-öelda elu ja olukord jällegi palju raskemaks. Kuid kui ma hakkasin siis suuremaks kasvama juba ja see oli, kui ma 13 olin,
kui mu vanaisa ära suri, siis vanaisa oli see, kes meie pere nii-öelda koos hoidis ja oli kõigi jaoks olemas ja ta oli see range osa meie perest, ehk siis keegi ei julgenud väga kuskil piiridest välja astuda. Nii kui tema paraku siit ilmast lahkus, siis kõigil tuli vabadus ja mitte sellest kõige paremas võtmes. Ehk ka minu jaoks oli see, et mina hakkasin siis väljas käima, pidutsema 13-aastaselt, iga nädalavahetus oma siis tädipoja, täditütrega kaasas kuskil käima ja alkoholi tarbima. Ehk siis 13-aastaselt oli see esimene moment, kus siis mina alkoholi tarbisin ja ennast täis jõin ja sealt hakkas see pihta. Kuid lisaks sellele ma olin juba algklassidest alates, ma jäin poistele silma ja ma hakkasin nii-öelda deitima ja nendega suhtes olema ja sealt nii-öelda ju hakkasin suhtesse käima. Ehk see hakkas mul ka väga varakult pihta. Muidugi ma sain sellest alles hilisemas eas aru, milles asi oli. Ehk tegelikult mul ei olnud juba lapsena, nagu ma ütlesin ka, et ma ei näinud kunagi seda, mida tähendab terviklik ja terve peremudel, nagu paljud ei ole näinud ja sealt meie tänased peamised nii-öelda probleemid ka tulevad. Ja tuli ka minult see, et ma ei teadnud, mida tähendab armastus ja lähedus või see, et sa oled piisav ja sa oled tähtis ja oluline. Mitte keegi kunagi ei öelnud mulle seda. Aga see on üks meie nii-öelda vajadustest ja eks siis tõenäoliselt alateadlikult hakkasidki läbi välise seda otsima, seda valideerimist ja minu jaoks oligi siis see, et ma sain vastaspoolelt ehk poistelt tähelepanu, pluss see, et ma panin rõhku enda välimusele, et kui ma olen piisavalt ilus ja paistan silma, siis järelikult on hästi, siis ma olen oluline, siis ma olen väärt, siis ma olen nii-öelda piisav. Ja eks see viis noore seas juba suhtesse ja nagu oligi siis alkoholi tarbimine. Ja mis ka muidugi 9. klassi lõpus viis ka selleni, sest et kui mu vanaisa ära suri, siis ma vahetasin ka kooli. Ma olin väikeses koolis, põhikoolis ja siis ma läksin suuremasse Pärnu Jaagupisse, Kergust Pärnu Jaagupisse. Ja seal siis uued inimesed, uued keskkonnad, veelgi rohkem seda väljas käimist ja 9. klassis ka ma mäletan, mu klassijuhataja oli, et kui ma seda asja ära ei lõpeta, siis ta kukutab mu lihtsalt nii-öelda läbi ja sealt ma vist tõmbasin ennast nii-öelda tagasi. Kuid mis juhtus tegelikult 15-aastaselt veel? Oli see, et kuna ma väljas juba käisin, ma käisin kohalikes klubides, tarbisin alkoholi, noormehed jäid silma, siis oli üks kindel noormees, kes mulle jäi ühes klubis silma. Ja ta elas siis ühes teises alevikus, mida ma ei hakka nii-öelda mainima. Ja üks nädalavahetus sõbrannaga me läksime siis sinna. Ta kutsus külla, seal oli veel teisi inimesi, me jõime, me mängisime lauamänge. Ja kui teised hakkasid ära minema, siis mina otsustasin, et ma jään ööseks sinna, sest et antud noormees pakkus mulle huvi ja tema oli ka sellest huvitatud. Kuid millest ma ei olnud huvitatud, oli see, et temaga astuda vahekorda. Ja magama minnes, ilma et riideid ära võtaks, siis hakkas tema minult riideid ära tirima. Ja mina surusin muudkui vastu ja ütlesin ei, sest ma teadsin ja sain juba aru, mida ta tahab, kuigi see ei olnud see, mida mina tahan. Ja see on meeles nii, nagu see oleks eilne päev olnud, et ma surun vastu, kuid ta ei anna järgi, kuni lõpuks ma lihtsalt ei jõua enam vastu suruda. Ja see oli see hetk, kus mind vägistati. Sellel hetkel ma ei saanud aru, mis toimus. Polnud kuulnud sellistest asjadest, keegi lähedastest polnud rääkinud ja ma ei osanud mitte midagi teha. Kui see lõppes, siis oligi puhtalt see, et kus ta ütles, et mine lihtsalt osta SOS-pill ja oligi kõik. Ja kui see läbi saigi, ma ärkasin ja läksin sealt ära, ma helistasin oma parimale sõbrannale, ma rääkisin, mis toimus, ta oli esimene inimene, kellele ma sellest rääkisin ja ma arvan, et me kumbki ei saanud aru päriselt täpselt selles hetkes, mis toimus. Et me saime sellest aru alles nii-öelda hiljem. Ja sealt see tegelikult see suhtesse käimine läks minu jaoks veelgi hullemaks ja see meeste tähelepanu saamine. Et ma tundsin ennast veelgi vähem väärtuslikuna.
neid hetki, kui mul olidki mõned järgmised noormehed, kus ma ootasin poole hommikuni 3, 4, 5, kuni noormees helistab, et ta on peolt koju jõudnud, ma lähen sinna. Neid oli nii palju, kus ma lõpuks lasin end ära kasutada, et vähekenegi tunda, et ma olen midagi väärt või piisav. Kuid selle kõige juures kuidagi ma suutsin gümnaasiumi ära lõpetada ja minna tegelikult ka siis Tallinnasse ülikooli. Mis oli siin kõige juures tegelikult veel, kui natuke ka lapsepõlvest ja rääkida, siis minu elus oli väga suurel kohal näiteks tantsimine hobina. Ma tantsisin oma kodukohas, mäletan noorena DJ-de võistlustel, panin ise tantse kokku, õpetasin oma klassikaaslastele, koolikaaslastele, esinesime kooliüritustel. Ja sealt see meeletu tantsuhuvi ja ma läksin ka tantsima, ehk kui ma Pärnu Jaagupis olin rahvatantsus, ma olin vabastiilitantsus, ma läksin ka tegelikult võistlustantsu veel Pärnu õppima, aga see ei kestnud nagu pikalt ja kuna mingi hetk ma ema juurest ikkagi, kui ma kolisin siis Pärnu Jaagupisse ema juurde, siis ema lõpetas alkoholi tarvitamise varsti peale seda, kuid seal olles ka ikkagi alguses seda oli ja mu tolle hetkesed siis klassikaaslased alguses seda nokkimist ikka oli, sest et ema ostis neile alkoholi ja see, et sa alustad uues kohas ja kohe olid sellised asjad, et see oli ikkagi päris selline väljakutsuv, aga mingi hetk siis ema lõpetas ja ta läks siis tööle ja kus ta hakkas siis 2 nädalat on kodus, 2 nädalat on laeva peal ja seal tekkis minu jaoks siis see vaba moment jällegi, et kutsuda külalisi, juua alkoholi, puududa koolist. Ja kui nüüd gümnaasiumi osa sai läbi, mina olin suhtesse, eneseväärtus, enesearmastus oli põhjas, siis nagu ikka pidi ju minema ülikooli. Läksin Tallinnasse sel hetkel TTÜ-sse rahvusvahelisi suhteid õppima ja samal ajal ma läksin ka tööle. See oli ma arvan, ma olen Solaariumis töötanud ja siis ma läksin tol hetkel St Patrickusse Tallinnas tööle, ehk päeval ma olin koolis, õhtul ma olin tööl, ehk see oli ka minu jaoks selliseid ainukesi momente, kus ma käisin tegelikult palgatööl, sest sealt hakkab varsti ka minu selline ettevõtlusteekond peale. Kuid täpselt samamoodi endiselt ma suhtlesin noormeestega, ma deitisin, ma olin suhtest suhtesse ja ega sealt seega varsti tuli ka see moment, kus ma jätsin tegelikult ülikooli pooleli, sest ma olin leidnud endale noormehe, kes ei elanud siis Tallinnas, ta käis tööl Soomes, aga ta oli pärit Viljandi maakonnast. Ja mis ma sellele eelnevalt veel tegin, oli see, et ma läksin õppima ripsmepikendusi. Miks ma läksin seda õppima? Sest ma tahtsin mingit teist lisaraha teenimisviisi, kus ma saan ise määrata oma aega ja raha ja ma nägin, et üks minu vana klassiõde õppis seda, tegi ja see tundus nii lihtne. Loomulikult, kui ma läksin seda õppima, siis ma sain aru, et see absoluutselt seda ei ole. Ja kui ma juba selle sammu tegin ja see noormees mulle tekkis, siis tegelikult ma jätsin ka varsti ülikooli pooleli, ehk ma jõudsingi esimese poole aastast ära käia ja siis juba jaanuaris ma enam ei läinud ja ma hakkasingi ripsmeid tegema, ma läksin all in sellesse ehk igapäevaselt nii palju, kui ma sain erinevaid kliente, ma tegin, mis viis siis pool aastat hiljem, kus ma siis antud noormehega tegelikult kolisin Viljandisse. Ja ma elasin Viljandis 3 aastat. Esimese 2 nädala jooksul ma leidsin salongi, mis oli äsja avatud. Ma läksin sinna, ma aitasin seda üles ehitada. Ja ma arvan, et see oli ma sain kooli ajal, eriti kui ma kooli vahetasin, sain sellist õelust tunda. Ja see oli ka selline väike koht, kus ma sain seda samamoodi. Ma olen tegelikult suhteliselt terve elu, et ka noorena, kui ma olin põhikoolis, mul oli seal väga hea sõbranna, mis tuli lõppkokkuvõttes välja, et tema rääkis minu asju teistele edasi, kuid see on meil tänaseks ära lahendatud. Siis gümnaasiumisse minnes, kooli vahetades, seal olid teemad alati midagi suhetega
ja kui ma läksin siis Viljandisse, et esimesed paar nädalat jõudsin seal olla, mina kedagi ei teadnud, aga teised juba kõik teadsid mind ja asju, mida ma iseenda kohtagi nii-öelda ei teadnud, et seal kuidagi jutte ja räägiti ja teiste elu elati nii-öelda väga palju. Ja sealt ka lõpuks samamoodi ma olin selles suhtes, ma olin äkki paar aastat ja läksin laiali ja siis ma läksin sealt suhetesse edasi aga üks asi, mis mul toimis ja kus ma olin all in, mis mind on tänaseni kõiges väga palju toetanud, on ettevõtlus olnud. Et see on üks asi, mis mul on välja tulnud. Vahet ei ole siis, mida ma olen teinud, et ma olen nendes asjades all in läinud, endast maksimumi andnud ja see on mind aidanud, aga mul ei olegi olnud varianti, sest et mul ei ole olnud seda peret, kes mind näiteks finantsiliselt toetab, sest et kui vanaisa ära suri, siis meil läks ka peres finantsiliselt raskemaks, ehk ma pidin ise kõigega nii-öelda hakkama saama ja lahendusi leidma. Ja ka Viljandis siis, kui ma läksin lahku oma pikemast suhtest, ma hakkasin olema suhtesse, mis viis mind nii-öelda sellisesse vaimselt vägivaldsesse suhtesse, kus mulle antud noormees, kes oli minust tükimad alla 10 aasta nii-öelda vanem, 8-7 aastat vanem ja tema siis hakkas hästi palju just vaimselt ja mentaalselt mind alla tõmbama ja toetama seda mustrit, et ma ei ole piisav ja ma nii tahtsin teda. Ja ma mäletan ka, et kui ma lõpuks leidsin oma pikema ja parema suhte ja kolisin Viljandist ära Tallinnasse, siis ta ka ikkagi ütles, et no miks see inimene peaks mind tahtma, et Tallinnas on palju ilusamad ja ägedamad naised. Meil on ka tänaseks need nii-öelda teemad räägitud, eks igalühel on oma taust ja oma lugu ja miks asjad nii on ja kuidas mingis hetkes me ei ole üldse teadlikud, et see inimene, kes mina olin noorena ja kui katki ja kui halvas ja raskes kohas ma enda sees olin, ma olen täna täiesti teine inimene või ma saan olla see inimene, kellena ma tegelikult siia nii-öelda sündisin, kes ma olin lapsena. Ma olin siis meeletult avatud, vaba, jutukas, rõõmus ja mitukümmend aastat vahepealt selles kadus kõik ära. Või noh, see kõik oli nii-öelda peidus ja tänaseks on need asjad saanud hakata välja tulema. Kuid ma olin 3 aastat Viljandis ja lõpuks, mis juhtus enne, kui ma Tallinnasse läksin, oli see, et seesama noormehega suhe, kus ma lõpuks tundsin, et vahet ei ole, mida ma teen, kes ma olen. Ma ei ole mitte kunagi piisav selle inimese jaoks ega mitte kellegi jaoks ja see oli see moment, kus ma tahtsin sooritada enesetappu. Ma istusin oma köögis põrandal maas vastu köögikappi. Mul olid ühel pool paremal pool oli erinevad tabletid ja vasakul pool mul oli nuga ja ma mõtlesin, mida ma nendest kasutan, sest nagunii ma ei ole oluline. Ja ma mäletan, et ma nutsin seal, ma ei teadnud, kuidas, mida täpsemalt edasi teha. Mul oli telefon kõrval maas ja mul sõbranna helistas mulle. Ma nägin seda ja see on täpselt samamoodi selline olukord, mis mul on meeles, nagu see oleks eile juhtunud. Ja ma otsustasin vastu võtta. Ja ilmselgelt ma nutsin ja ta küsis, mis toimub ja ma rääkisin ja tema tõmbas mind selles hetkes tagasi. Ja sealt nii-öelda väga palju hakkas muutuma. Ma sain aru, et midagi peab muutuma ja see oli esimene kord, kus ma tegelikult läksin selgeltnägija juurde, sest et mul on sõbranna, kes oli siis sõbranna, kes käis nende juures ja kui ma sinna läks, siis ka tema kinnitas, et see, keda ma olen praegu tahtnud, sellel hetkel, kelle tõttu ma olin osaliselt jõudnud sinna kohta, siis et see ei ole see inimene, tal on alati teised inimesed rohkem eespool, aga sinu ellu tuleb see prints valgel hobusel. Ja siis ma otsustasin, ma jätan kõik mehed ja ma keskendun ettevõtlusele ja tööle, sest ma tegin ka väikest oma ruumi, ma hakkasin tegema koolitusi, ma võtsin teise inimese tööle, ehk see pool kõik kasvas. Muidugi sinna vahepeale meil jäi ka see, et ma tegelikult käisin Pariisis, olin 1,5 kuud, tegin ripsmeid ja siis hakkasin seal muideks koolitamas ka käima mõningaid kordi. Ja minu unistus oli minna sinna ja suurlinna, kui ma sain aru, et sealne tempo ja töögraafik, mis olid ja see ei olnud nii vaba, kui mul endal oli, siis see ei olnud ikkagi mulle ja ma tulin nii-öelda ära, kuid ma andsin võimaluse ja sellest kasvas sõprus,
tutvused ja see, et ma sain hakata koolitamas käima. See jäi ka sinna tegelikult vahepeale seal Viljandi ajal ja ma läksin veel Viljandisse siis tagasi ja tegutsesin oma ruumis edasi. Aga mis siis juhtus? Ma keskendasin oma tööle. Kuid sellel hetkel oli siis tulnud selline asi või ma hakkasin klientidelt kuulma nagu Tinder ja ma mõtlesin, et ma tõmban ka siis alla ja vaatan, mida see endast kujutab. Ma tõmbasin alla ja iga minu õhtune tegevus, mul olid 12-14 tunnised tööpäevad tavalised ja õhtul minu meelelahutus oli see, et ma scrollisin üles alla, et mis seal siis nii-öelda on. Panid like, panid dislike, mõned kirjutasid, ma ei hakanud üldjuhul kellegagi suhtlema ja siis kirjutas üks noormees, kes kirjutas kuidagi teistmoodi lähenemisega ja tahtis koheselt kokku saada ja 3 päeva hiljem me siis juba ka saime, et oma välja ma rääkisin, ma ei taha kedagi, aga tegelikult alateadvuses on mul alati olnud see, et ma ju tahan. Ja ma olin töö juures teiste salongi naistega koos ja tol hetkel ma mõtlesin, et vaatame, mis auto tuleb. Kui tuleb midagi sellist, mis mulle üldse ei meeldi, siis ma ei lähe lihtsalt välja. Ma olin rohkem pealiskaudne, ütleks siis sellel ajal. Ja ma mäletan, vaatasime aknast välja ja need autod, mis läksid, siis mõtlesin, jumala eest, palun ära jää see auto seisma. Ja siis see auto, mis lõpuks jäi, nii hästi mäletan seda momenti, et ma olin seda autot mitu korda Viljandi vahel näinud ja mõelnud, et huvitav, kes selle autoga ringi sõidab, sellepärast, et see oli üks minu selliseid nii-öelda lemmikuid. Ja see auto jäi seisma ja see moment, kui ma siin autosse läksin, see naeratus, see kõik nagu see oli väga kirjeldamatu tunne ja ma arvan, et see oli nagu selline esimene tõesti keegi, kes südamest nii-öelda meeldis ja kellele ka sina päriselt nii-öelda, ehk siis mina päriselt meeldisin. Ja me läksime sööma ja sealt hakkas see asi siis nii-öelda edasi rulluma. Tema oli Tallinnas, mina Viljandis, ta käis siin, mis iganes ajal nii-öelda oli vaja tulla. Ehk ta oli esimene selline tervem suhe, mis näitas mulle, milline võiks üks suhe olla ja kuidas üks mees võiks käituda. Ja sealt läksid mõned kuud hiljem edasi, kus ma siis juba kolisin Tallinnasse. Ma tegin Tallinnasse, hakkasin kohe oma salongi tegema ja muidugi sealt mõned kuud edasi ehk pool aastat oli möödas, kus siis meie suhe hakkas taaskord allamäge minema. Ehk järgmine suhe. Ja see oli esimene kord, kus ma sain aru, et kõigi nende suhete ühine nimetaja olen mina ja midagi peab hakkama muutuma minus, sest ma ei taha, et see suhe jälle pekki läheks. Ja kuna mul tolle hetke kaaslane tegeles enesearenguga, ma olin selles keskkonnas, raamatud, seminarid, üritused, siis ma hakkasin järjest otsima, et kuhu mina võiksin nii-öelda minna. Ja sealt algas tegelikult minu enesearengu tee, mis tänaseks on juba 10 aastat nii-öelda tagasi. Ja tulid esimesed koolitused ja sealt ma tegelikult avastasin siis sellise inimese nagu Janet Bray Atwood ühel seminaril, kus siis ta koos Kim Kiyosakiga esines. Ja ta põgusalt oma esituse lõpus rääkis, et tal on uus koolitus, enesearmastus ja nii ja mul oli veel võetud pakett, mis on siis õhtusöök kõigi esinejatega. Ja seal ma läksin ja kõnetasin teda ja rääkisin oma kurba lugu talle ja siis ta muidugi ja see maksab 10 000 eurot või dollarit oli sellel hetkel ja mul oli, või oli see 15 ja see oli 15 oli esimene. Ja siis mul oli, et oh my god, ma pole elu sees kuskil sellist summat välja käinud, et kuidas ma selle saan. Ja siis ma läksin koju, rääkisin oma kaaslasele ja siis tema jaoks, et loomulikult, kui see sind aitab, siis ta toetab mind. Ja ta toetaski, kuid kuni lennukile minemiseni või kuni isegi lennukiga kohale jõudmiseni oli mul nii suur kahtlus enda sees. Kuid enne seda mul üks sõber ütles väga hästi, sest ma jälle kahtlesin, et kas nagu minna või mitte minna, et see on nii suur summa, mida välja käia, et sul on valik, kas sa loed järgnevad paar aastat 200 raamatut või sa lähed ja saad kohe seda, mis sul vaja on. Ja mina otsustasin, see oli minu jaoks väga suur muutev moment, et ma lähen ja saan kohe seda, mis mul on vaja. Ja ma läksin ja esimesed, see oli 9 päeva, esimesed 3-4 päeva ma ainult nutsin ja ma tahtsin koju ja siis ma hakkasin vaikselt ära harjuma. Sest see oli esimene kord, see oli Tais, esimene kord, kui ma lähen üksi, kaugele, ma pean inglise keeles rääkima, täiesti võõrad inimesed, ma olen väga introvertne inimene.
ehk see oli ülisuur väljakutse, selles suhtes ma nutsin kõik nüüd 9 päeva, sest see, mis me pidime seal tegema, see oli nii meeletu enesekasv, oli see koht, kus ma hakkasin päriselt end nägema, see oli see, kus ma hakkasin aru saama, mis asi on enesearmastus, sest ma ei olnud nendest asjadest absoluutselt varem kuulnud. Ja kõik koolitused kuidagi, mis ma valisin, olid sellised, et ma sain hakata teistele ka neid asju edasi andma, aitama, toetama, õpetama. Kuid ma ei teinud seda ennem veel mitut aastat. Ma tegelesin iseendaga, sest et minu jaoks oligi see, et ma ei hakka kedagi teist aitama, kui mul on vaja alles iseennast aidata. Ja see ei olnud mu plaan. Mu plaan oli endiselt olla ilumaailmas. Kuid mis siin ka vahepeal juhtus, oli see, või mis siis juhtus, ma nägin, kuidas kaaslane täidab oma eesmärke, kuhu ta liigub, mis võimalused on, kui palju vabadust, aga mina olin 6-7 päeva nädalas salongis tööl, 10, 12, 14 tundi päevas ja ma tahtsin ka seda vabadust endale saada. Ja kuna ma olin ilumaailmas, siis ma nägin, et teistel naistel on ka sarnased probleemid. Ja seega mingi hetk ma siis otsustasin, et ma annan võimaluse sellele, et ma proovin coaching ut, aga see oli mitu aastat veel hiljem. Ja see suhe, mis siis oli, see oli meil üle 4 aasta ja see oli tegelikult vägagi üles-alla, sest et see oli see aeg, kus ma hakkasin iseendaga tegelema ja sest ma ei teadnudki, kes ma olen, mis ma tahan, mis mulle meeldib. Ja see oli see moment, kus ma vaikselt hakkasin iseennast avastama. Ja ma käisingi sellele enesearmastuse koolitusele ära, õppisin veel passion testi lisaks, läksin Byron Katie The Work õppima, läksin veel enesearmastuse koolitusele ja ma võtsin ka see oli vist 17 500 eurot maksva, kes teevad Boss Baby USA-st ja siis neil oli mastermind pool aastat ja koos minu siis nii-öelda coach'iga, kelle all ma ka siis mitu aastat õppisin, mis oli omakorda 10 000 juurde. Ja sealt see oli siis see koht, kus ma panin oma esimese programmi kokku. Ma ei teadnud, mida coaching tähendab. Ma ei teadnud, mis programmi, mida ma täpselt kokku hakkan panema. Mulle ei meeldinud see sõna. Seal oli kuidagi nii halb maitse suus, kuid tol hetkel mu coach ütles väga hästi, et anna aega pool aastat, mine all-in. Ja kui selle aja jooksul sa ei näe, miks see sulle on või sa näedki, et see ei ole sulle, siis liigu edasi. Ja ma läksin all-in, kuid mis siis ka selle aja jooksul juhtus, me olime üle 4,5 aastat peaaegu suhtes olnud. Mina ei olnud tegelikult õnnelik ja kui ma seda jagasin oma tolle hetke kaaslasega, ka tema ei olnud ja me otsustasime lahku minna. Ja see oli esimene kord, kus siis 2 inimest minu jaoks oli see, et me otsustame, et me lähme eraldi. Meil ei ole üksteise suhtes mingit pahat tunnet. Ei ole seda, et me ei salliks üksteist, et me väga armastasime üksteist, kuid see suhe ei olnud enam meile. Ja liikusime edasi, kolisin eraldi esimest korda Tallinnas üksi, kodu, auto, asjad, salong, uue asja õppimine. Ehk siis ma võtsingi oma coach'iga selle coaching'u programmi mitmeks aastaks ja hakkasin seda läbima ja oma programme tegema. Ja samal ajal oli see lahkuminek, mis oli üles-alla. Ja selle aja jooksul ma läksin all-in. Ja see all-in viis ka muidugi läbipõlemiseni. Kuid mul võttis mingi 5 kuud aega, mitte 6 kuud, kus näha tulemusi, mida coaching tähendab, mida see teiste inimeste jaoks võib teha ja mida see minu jaoks teeb. Ja selle aja jooksul ma viisin oma sissetulekut veelgi kõrgemale, kui need olid mul iluvaldkonnas, kuid endiselt iluvaldkond oli minu jaoks vägagi stabiilne selleks hetkeks ja ma ei julgenud veel ära seda lõpetada. Ja kogu see enesearmastuse teema siis hakkas sealt nii-öelda tegelikult kasvama, mis tänaseks on 5,5 aastat tagasi ja mida on üle 7000 naise läbinud, kõik erinevad koolitused, mida ma olen sinna juurde nii-öelda teinud. Ja sealt edasi, kuna ma olin vallaline ja ma arvan, neid teemasid ma võtan kindlasti kunagi hiljem rohkem nii-öelda ette, siis ma otsustasin, ma tahaks tegelikult baalile minna, et kas või mõneks kuuks, kuid mis juhtus see, et ma müüsin enamus oma asju maha, ma müüsin auto maha, ma andsin korteri ära ja ma rääkisin endale, et ma lähen võib-olla kuuks ajaks, võib-olla vähemaks, võib-olla rohkemaks, aga tegelikult ma teadsin, et ma lähen pikemaks, lihtsalt see oli nii hirmutav moment minu jaoks. Muidugi siia vahele jääb
erinevad üritused, podcastid, kus kõik hakkas nii-öelda liikuma, väga suur roll oli ka sellel hetkel Täitsa Pekkis saates, kes märkasid minu tegemisi, kus ma sain rääkida esimest korda oma lugu ja kus asjad hakkasid liikuma, mis andis mulle seda jõudu, tuge, toetust veel kasvuks nii-öelda juurde ja sealt ühised üritused ja tänaseks nii-öelda sõprus, et see kõik, et sa paned end välja, isegi kui on hirmutav ja raske, on nii palju viinud kohtadesse, mida ma ei osanud isegi mitte unistada. Ja ma tulin Balile, see oli novembri algus 2020. Sealt see, mis tõi järgmised oma ebakindlused, asjad välja ja see üksinda hakkama saamine, see, et ma salongi asjad lõpetasin kõik ära. See oli väga suur väljakutse just enda seest ja kogu see periood on minu sisemise kasvu suhtes olnud kõige suurem. Ma olin sellel ajal siis ka oma coachingu koolitustes, tegin ise koolitusi, proovisin siin hakkama saada, praegu ka siin seda esimest episoodi ma olen taas kord Balil filmimas ja ma sain olla Balil 7 kuud, kui juhtus see, et mu ema suri ära. Ja siia vahepeale siis, nagu ma eelnevalt mainisin, mu vanaema suri ära, ka mu tädi suri ära ja siis oli ema ja ma mäletan jällegi, täpselt nagu eilset päeva ma istusin ühes oma lemmikus kohvikus, tegin tööd, kus mu täditütar helistas ja ütles, kuule tead, et on selline asi juhtunud, et mu ema siis on surnud ja ta lämbus. Tolleks hetkeks oli karsklane, ta oli kaaslase leidnud, ta oli just eelneval aastal abiellunud, käisin ka pulmas. Meie suhted olid aja jooksul natuke paremaks läinud, kuigi mentaalselt, vaimselt ei olnud enam see inimene, kes ta kunagi varem oli, et kõik alkohol, kõik rohud olid teinud siiski oma töö. Ja sellel hetkel see oli tunne, nagu mingi nöör oleks läbi lõigatud, et ma olin oma ema teemadega teinud nii palju aastaid tööd ja sellel hetkel see töö lõppes. See oli üks raskemaid momente, sest et ma olin kõikides pereliikmetest eemal. Kedagi ei olnud ümber toetamas. Siinsed inimesed, kes olid, nad ei saanud otseselt aru, sest et kui ei ole nagu väga sellist kogemust olnud, siis ei oska ka teist inimest toetada. Ja või on oma asjad ja siis oligi, mis ma teen, kas ma leian oma viisi, kuidas sellega tegeleda, tulen koju. Ma ei tulnud kohe koju, kui oli ärasaatmise moment, aga ma tulin siis, kui oli matmise moment ikkagi ja see oli, see võttis aega, see oli raske ja ma olingi oma ristiema juures, see viis mind kokku oma ristiemaga rohkem. Meie suhe läks palju paremaks, ehk ta on olnud minu jaoks väga palju olemas. Südamest tänulik, nii vastuvõtlik. Ja siis muidugi sealsed sõbrannad, kes väga olulised, kes olid nii-öelda rohkem olemas. Kuid see tunne, et järjest nii palju olulisi inimesed, isegi kui see suhe ei olnud see, aga see, et ma ikkagi rääkisin ja ta küsis, kuidas mul läheb. Ja siis oli tegelikult see moment, kus mul ema hakkas eelnevalt ütlema, et ta on uhke mu üle. Ja mu vanaema hakkas ka seda eelnevalt ütlema. Et eks ma ikka igatsen ja mõtlen nende peale peaaegu igapäevaselt. Ja tänaseks olen väga tänulik, vahet ei ole, mis see nii-öelda juhtunud, et ma olen oma andestamised ja lahtilaskmised teinud nende teemadega. Ja siis ma sain Eestis olla, ma tulingi, see oli mai lõpp Eesti ja ma läksin uuesti tagasi Balile märtsis, et ma olin veel Eestis, tegin tööd, tegin koolitusi, tegin oma suurima sissetulekuga kuu, mis mul siiani on olnud, kulutasin kõik ära
tulin baalile ja siis ma olin suvebaalil, ma tulin sügisel 3 kuuks Eestisse ja siis ma tulin uuesti tagasi baalile, kuniks siis ma olin jällegi pool aastat ja siis läksin Eestisse ja olin Eestis üle 2 aasta ja nüüd alles hiljuti tulin natukeseks ajaks jälle baalile. Ja siia jääb mu bioloogilise isaga kohtumine, mis on teema, mille ma võtan kindlasti veel eraldi ette. Eestis olek oli taaskord, ma olen see 5 aastat, ma olin vallaline. Mul selle aja jooksul jäi paar suhet, kus oli 1-2 kuud ja üks ka selline nartsissistlik suhe, jällegi esimest kord elus, paar kuud. Õnneks sai kiiresti aru, sai edasi liikuda, jällegi teema, millest veel ka edasi rääkida. Ja siis minu ellu tegelikult tuli suhe, mis mul on täna. Esimene päriselt terve suhe ja võiks öelda, et terve suhe on raskem kui mitte terve suhe, et seal neid peegleid ja triggereid on väga palju, mis tulevad esile ja millega tegeleda ja jällegi on see kindlasti teema, millest rääkida rohkem. Kuid need on siis sellised ühed minu suurimad kujundajad olnud ja kindlasti ongi teemasid, mida rohkem lahti võtta, kuid et tänane see esimene episood ei läheks meil liiga pikaks, siis see on osaliselt Katre. See on see, mis on mind täna kujundanud sellena, kes ma olen ja miks ma teen seda tööd, mis ma teen. Et see ongi puhtalt sellepärast, et ma tulen ise kohast, kus mul ei olnud enesearmastust, eneseväärtust, enesekindlust. Ma ei teadnud, kes ma olen, mis ma tahan, mis mulle meeldib. Ja ma hakkasin ise ennast aitama, otsima lahendusi, võimalusi ja käima aastaid erinevatel koolitustel, kuni ma panin ise kokku siis lõpuks selle, mida ma olen aastaid õppinud, 60-70 000 alla pannud ja nüüd ma annan seda teistele naistele edasi. Aga samal ajal ise kogu aeg kasvades ja õppides, sest et enesearmastuse teekond on üks lõputu teekond. Siin ei ole algust ega lõppu. Iga etapp, kus sa julged ennast välja panna, toob mingi järgmise asja esile, millega tegeleda ja see muutub aja jooksul järjest tegelikult ägedamaks. Kuid liigume siis selle juurde nüüd, mida tähendab podcast filtrita. Ma olen podcasti tegemise peale tegelikult aastaid mõelnud, kuid see on minu jaoks tundunud, kuna ma olen näinud, mul on väga hea sõbranna, kes on teinud Eesti ühte tuntumat podcasti Täitsa Pekkis saade, siis ma olen näinud, mida see endast kujutab ja mis vastutus see on. Ja seega ma olen seda pidevalt edasi lükanud, et pannud oma aega tähelepanu teistele asjadele, kuid aja jooksul ma olen näinud, et kuidas on minu jaoks kõige parem mingeid teemasid edasi anda, on vabas vormis rääkides. Ja seega nüüd tundus õige aeg, et see ära teha ja vaatame, mis siit saab. Ja filtrita ma mõtlesin ka, et ma teadsin, et teemad on kõik, mida ma siiamaani edasi annan, kui me räägime suhted, enesearmastus, raha, tervis, enesekindlus, naiseks olemine, kõik see kujunemine, kasv, et see annaks midagi päriselt edasi. Et mis võiks selle kõige nimi olla, siis tuligi filter, sest et me paneme kõigele ja kõigile tihti peale filtri ette. Alustame sotsiaalmeediast, kus kõigel on filter peal ja me ei näe päris elu ja päris inimesi enam sellena, kes nad on ja mis elu tegelikult elatakse. Ja just see kõige ilusamaks rääkimine ja et kõik on kogu aeg nii hästi, kuigi tegelikult on inimestel väljakutsed ja see oleks nii vale, mida rääkida. Ja see on see, mida ma tahan siin hakata lahti arutama, et inimestel oleks seda äratundmist ja suhestumist ja mitte üksi jäämist või olemist. Ja see on see, miks see asi lõpuks ka sündis filtrita, et võtame filtrid maha, sest elu on freaking palju ägedam, kui neid ei ole peal ja me saame olla ja lubame olla endal päriselt need, kes me siis tegelikult oleme. Ehk me kõik siis kanname erinevaid filtreid sisemiselt ja väliselt ja püüame olla tugevad, edukad, õnnelikud, ilusad ja vastata ühiskonna ootustele ja need on see,
mida me hakkame igas episoodis maha võtma ja igas episoodis me siis võtame konkreetselt ühe filtri maha, ehk me ei pea enam teesklema, et me oleme tugevad, me oleme õnnelikud, me oleme tasakaalus, sest enamus asju neid ei eksisteeri igapäevaselt ja järjepidevalt. Ja täna siis läbi oma loo ma võtsin ühe filtri siit maha, ehk selle, kes olen mina, kes on Katre Kulbok, ja läbi järgmiste episoodide ma teen seda kindlasti rohkem, alustades siis eelkõige monoloogidega, kus ma räägin ise, kus ma kindlasti küsin teie küsimusi, mõtteid, arvamusi, mida tuua episoodidesse sisse, ja loodetavasti aja jooksul me toome siia ka teisi inimesi, kellelt siis me võtame ka filtreid maha, et näha, kes siis nad tegelikult on. Ja filtrite podcast ei ole kindlasti kõigile. See on sinule, kui sa oled valmis võtma endalt filtrid maha, olema aus. Kui sa oled valmis kuulama ausust ilma ilustamata, siis sa oled õiges kohas. Aitäh, et sa kuulasid tänast esimest episoodi. Kui see sind kõnetas, siis jaga seda kindlasti ka teistega, et nad jõuaksid samamoodi kuulama podcasti Filtrita.